Tere! Tere õhtust, Jaanek! Millest me siis täna räägime? Mina arvan, et me võiksime natukene linna kommunikatsioonist rääkida. Jah, Et siin on toimunud igasugu lahedaid üritusi viimasel ajal ja väga olulisi üritusi, aga kuidagi see korraldus on jätnud natukene soovida ja lisaks kõigile siis loomulikult ka see, et kuidas see siis avalikkus sellest teavitatud on. mida sa nüüd täpselt selle all mõtled, et kommunikatsioon on väga oluline teema ja aktuaalne ka praegusel ajal? Mida sa täpsemalt mõtled? No ma pean siin silmas just seda hiljaaegu toimunud biogaasitehase ümber keerlevat ja kutsuti siis inimesi arutlema sellel teemal. Loomulikult kellaaeg kell 3 päeval, siis kui valdav osa inimesi tööl on, ma ei tea, kas see on siis teadlikult see kellaaeg selline pandud, et võimalikult vähe inimesi kohale tuleks. Aga selge on see, et nii olulise teema puhul peaks ikka olema rohkem inimesi, et sellel üritusel oli 12 linnavalitsuse töötajat ja 15 linnakodanikku, et noh, see kuidagi ei ole nagu väga efektiivne selline arutelu, et inimesed tulid kaugelt kohale ja olid ennast ette valmistanud selleks kohtumiseks, ma mõtlen need arendajad. Aga läks nii nagu läks ja mis kõige hullem on see, et see teavitus tuli kuskil siis linna Facebooki lehel selliselt väga tagasihoidlikult, noh, mina arvan, et kui nii olulistes küsimustes on ikkagi mingid arutelud, siis tuleks seda teavitust jagada siis, kui sotsiaalmeediast rääkida, siis kõikides linnagruppides. Meil on 4 erinevat Facebooki gruppi, kus Kohtla-Järve inimesed on. Ma olen enam kui kindel, et oleks võinud selle teavituse panna ka Põhjarannikusse, et võimalikult palju rahvast kohale tuleks ja seda üritust ei oleks pidanud ilmtingimata korraldama linnavalitsuses, selle oleks võinud näiteks kas või koolinoorte loomemaja saalis korraldada või sedasama Viru spordikeskuse konverentsisaali selleks kasutada, kus nüüd täna küll noortekeskus on, aga noh, ruumid on ju ikkagi, oleks saanud korraldada niimoodi, et oleks vaba olnud see saal. Ma tahan öelda, et tegelikult mina ka ei teadnud sellest midagi. Et mina kuulsin seda vahetult enne seda, ma arvan, et järsku sinu kaudu, et see ei ole tõesti okei, et ma ei tea, millal see ilmus, no sa praegu selgitasid, aga ütleme nii, et töötav inimene ei istu pidevalt Facebookis, et seda jälgida ja minuni see informatsioon ka ei jõudnud. Ma tean, et teatud olulisi asju jagatakse ka volikogu liikmetele, seda kindlasti ei jagatud ja samal ajal, kui natuke aega enne seda küttis see väga kirgi ja inimesed tahavad sellistel teemadel kaasa rääkida ja ilmselgelt neil seda võimalust ei olnud. No just ja selle teavitusega oligi, aga linnaelanikud pöördusid. Mina sain ka meili peale kirja ühelt linnaelanikult, kes oli väga mures, et ta ei saa kohale tulla, kuigi see teema teda väga huvitab. Ja täpselt samamoodi juhtis ka tema tähelepanu sellele, et see teavitus on täiesti olematu. Et noh, jah, et seda oleks võinud kuidagi teha selliselt suuremalt seda teavitustööd sellel teemal, et ma ei tea, võib-olla üleüldse linnavalitsus peaks uuesti selle tegema, kuigi ma leian, et noh, kas nüüd arendaja jällegi tahab uuesti kohale sõita, eks ole, ja sedasama juttu rääkida teist korda. Aga noh, selge on see, et see kommunikatsioon ikkagi lonkab. Et ma saan aru, et linnavalitsuse liikmed võivad öelda, nemad on oma linnukese kirja saanud, nemad on ürituse läbi viinud ja ma olen enam kui kindel, et nad arvavadki, et see ongi siis see kaasamine selles traditsioonilises mõttes, et nemad on kõike kaasanud. Aga noh, mina sellega ei nõustu. Ja mina ka ei nõustu ja ma arvan, paljud linnaelanikud ei nõustu ja võib-olla paljud linnaelanikud saavad üldse meie podcastist teada, et selline kohtumine üldse toimus. Aga Jaanek, ma tooks sisse ühe teise väga olulise kohtumise, mis on meil Ida-Virumaal laiemalt, aga kindlasti ka Kohtla-Järvel ülioluline ja mis puudutab tegelikult, ma ütleks lausa igat linnaelanikku. See on haridus. Ja kahjuks peab tõdema, et ka selline haridusteemaline pressikonverents, mille linnavalitsus kokku kutsus,
oli väga eksitav esiteks. Ta ei jõudnud väga paljudeni ja teiseks oli eksitav see nimetus, sest pressikonverents on mõeldud enamasti ikkagi ajakirjanikele ja paljud linnaelanikud isegi ei tule selle peale, et neid oli ka sinna kohtumisele oodatud. Ja lisaks taaskord see kellaaeg, et kell 3, et töötav inimene, lapsevanem, keda väga-väga see teema huvitaks, tal lihtsalt ei olnud võimalik osaleda. Ja kuigi seal oli võimalik osaleda ka veebi vahendusel, siis kell 3 ka töö juures veebi vahenduses Facebookis istuda ei ole sageli lapsevanemal võimalik. No just, ja mitte ainult lapsevanemad, koolipere ka, õpetajaid huvitab see teema täpselt samamoodi, eks ole, et kuna sellel kohtumisel ju juttu oli kogu sellest koolivõrgu korrastamisest, uutest koolimajadest, millises õppehoones, kus, kes, eks ole, et äärmiselt oluline jälle, aga täpselt samamoodi, kas oli seal 5 või 6 linnaelanikku sellel kohtumisel, ma ei tea, palju seal siis veebiüleselt oli, aga ei usu ka, et väga palju, sellepärast et ka tagasiside sotsiaalmeedias oli see, et väga halvasti korraldatud, noh, loomulikult see kellaaeg jälle. Ja ka siin ma ei saa aru, kas tõesti on raske koolijuhtidega kokku leppida varakult, et selline asi tuleb ette planeerida, anda piisavalt pikalt aega lastevanematel nagu ka valmistuda selliseks kohtumiseks ja kuulutadagi välja lastevanemate üldkoosolek. Et neid ju tehakse, eks ole, ja terve aula koolis on siis neid lapsevanemaid täis, seal on ka pedagoogid ja kõik, ja siis tullakse ja räägitakse, et nagu see on okei. Jaa, kindlasti, aga noh, ma sain aru, et sellised asjad neil on ka põhimõtteliselt plaanis, aga ma tahan öelda, et ka koolijuhte oli seal ainult kaks koolijuhti ehk isegi koolijuhid ei tulnud kohale. Aga okei, lapsevanemad saavad osaleda lapsevanemate koosolekul, õpetajad, ma sain aru, et abilinnapea ütles, et on plaanis ka kooliperedega kohtuda, aga tegelikult on veel terve hulk aktiivseid inimesi, kes tahavad sel teemal kaasa rääkida ja see haridus ei puuduta ju ainult nii-öelda põhikoole, see puudutab ju ka huvikoole, et see ring, keda haridus, noh, mina väidaks, et haridus puudutab absoluutselt igat linnaelanikku ja see, et seal oli nii vähe inimesi, kusjuures sain 2 linnaelanikuga kokku seal linnavalitsuse ees, kes ei teadnud, kas nad võivad sisse astuda või nad ei või sisse astuda, kas nad on oodatud või ei ole oodatud. Et see on nagu, mina leian, et see kohtumine oli selles mõttes väga-väga läbi kukkunud. Ja kui tuligi kohale üks ajakirjanik, noh, võib-olla keegi veebis oli, et tegelikult ei täitnud ka ta pressikonverentsi eesmärki. No ma loodan, et nad täidavad selle lubaduse, et nad ikkagi korraldavad neid kohtumisi veel. Aga tõesti, teemad on olulised, nendega on kiire. Aga ma saan aru, et me tegelikult hetkel ei hakka üle rääkima seda kohtumist. Ei, sellel ei ole mõtet, lihtsalt oluline oligi rääkida sellest, et kuidas need asjad korraldatud on ja noh, see on äärmiselt tore muidugi, kui nad on planeerinud endale ette, et nad teevadki sellise üldkoosoleku lastevanematega, aga siis jääb lihtsalt arusaamatuks, mille jaoks see üritus oli korraldatud ja veel sellise kummalise nimega nagu pressikonverents. Et jälle sellepärast, et kuhugile mingi märge teha, et on tehtud ja inimestega on kohtutud. Aga tegelikult mingit sisulist arutelu ju tegelikult, ütleme niimoodi, lastevanematega, õpetajatega, koolijuhtidega ei toimunud. Valdavalt ju volikogu liikmed esitasid küsimusi. Et noh, jah, et kui see oli volikogu liikmetele korraldatud, noh, siis oleks võinud kuidagi üldse teises formaadis seda teha, kutsuda kohvi jooma linnapea juurde ja arutanud seal siis. Aga kui see oli ikkagi avalikkusele mõeldud, noh, siis oli see jälle natukene mööda. Aga mulle meeldis selle juures see, et see nüüd haakub nii haridusega kui ka kommunikatsiooniga, et kui me sellel kohtumisel olime, ja kus nad rääkisid, siis natukene peab ikkagi tulema selle juurde, mida nad rääkisid, et kui nad rääkisid sellest, kuidas nad püüavad ja kuidas nad ikka liiguvad selles suunas ja nii edasi ja nii edasi, tuli sellel ajal just, kui see nii-öelda pressikonverents toimus, tuli Keskerakonnalt pressiteade. Kas see oli aprillinali? Ei, see ei olnud aprillinali.
kaugel sellest, et see ei olnud ju 1. aprillil. See pressiteade ikkagi tuli sellel päeval, kui oli see kohtumine linnavalitsuses. Ja kuna valimisaasta on käes, siis see pressiteade andis siis teada, et Kohtla-Järve keskerakondlased tulevad siis valimistele Keskerakonna lipu all. Ja pressiteates oli siis välja toodud, et milliste väljakutsete ees siis meie linn seisab. Ja üks nendest väljakutsetest oli siis venekeelse hariduse säilitamine. Ja nagu sina tead, aga suurem osa inimestest ei tea, siis ma esitasin selle küsimusega kohe siis abilinnapeale ja linnapeale, kuna täna on võimul siis sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna koalitsioon ja hariduse abilinnapea on ka keskerakondlane, et kas nad 1,5 tundi siis lihtsalt valetasid meile ja rääkisid lihtsalt mingit udujuttu, kui Kohtla-Järve Keskerakonna siis üks väljakutsetest on selle venekeelse hariduse säilitamine. Aga mitte niivõrd see mind ei huvita, et nad selle lause sinna sisse panid, see võeti kohe 0,5 tundi hiljem pärast seda, kui mina sellele tähelepanu juhtisin sellest postitusest välja, ehk siis parandati seda postitust. Aga küsimus on siin hoopis teises, et kui Keskerakond läheb selliste nii-öelda loosungitega valimistele, siis mina näen ilmselgelt seda, et nad lihtsalt valetavad oma valijatele. Ei ole Kohtla-Järve keskerakondlased need, kes täna saavad kuidagi mõjutada hariduspoliitikat, mis on riigi poolt paika pandud. Et see on nii küüniline tulla välja jälle selle rahvuse kaardiga. Et 10 aastat tagasi see oleks võib-olla töötanud. Aga täna peaks iga mõistlik inimene aru saama, et nad sõna otseses mõttes valetavad oma valijatele ja see näitab seda tegelikult, et 4 aasta jooksul ei ole Keskerakond linnas mitte midagi ära teinud ja neil ei ole millega valimistele tulla ja sellepärast tullakse välja jälle sellega, et proovida jälle seda rahvuste vahelist hõõrumist tekitada ja lubada midagi, mida nad elu sees ei saa täita, isegi riiklikul tasandil, rääkimata siis, et Kohtla-Järve keskerakondlased seal midagi suudaksid sellist ära teha. Et jah, vot selline asi ka. Jaa, et Janek, ma olen suga nõus, et eriti küüniline on see, et keskerakondlased teevad sellise nii-öelda postituse samal ajal teades, et Kohtla-Järve abilinnapea hariduse valdkonnas on ka keskerakondlane. Ehk küsimus on siis selles, et missugust poliitikat siis hakkab see abilinnapea ellu viima. Kas seda, et minna üle eestikeelsele haridusele, mis on riiklik programm ja millest ei ole pääsu, nagu sa ütlesid. Sellest ei ole pääsu ja samal ajal keskerakondlased, kohalikud keskerakondlased kuulutavad, et nemad teevad kõik selleks, et venekeelne haridus säiliks. Ja ma pean siia sisse tooma ikkagi selle teema, et head inimesed, et kuna me teame, et meil transleeritakse või me tõlgime sellega vene keelde, et ma pöördun siin eriti venekeelse elanikkonna peale, et mul on palve, et me peame mõtlema oma noortele, oma lastele, nad peavad saama hariduse, mis on kvaliteetne, millega nad saavad edasi õppima minna. Varsti on kutseharidus ka eestikeelne. Juba praegu seal avatakse uusi eestikeelseid erialasid. Gümnaasiumiharidus on eestikeelne, et mida me tahame siis, et meie lapsed jääksid põhiharidusega. Varsti neil pole üldse kuskile minna. Ehk tõepoolest mina kutsun ka üle ikkagi üles tervet mõistust säilitama ja pigem küsima nendelt keskerakondlastest, kelle poolt te olete oma hääle andnud, et mis toimub, et miks nad püüavad meie Kohtla-Järve linna lapsi, ma ei tea, kuskile kinnisesse kasti suruda, kus neil lihtsalt polegi väljapääsu. Nad on lõksus, nad jäävad töötuks, neil ei ole võimalik haridust omandada, et see on täiesti minu meelest lausa, ma isegi ei suuda mõelda, kes võis nii rumala üleskutse või üldse postitada. See, et nad maha võtsid,
väga hea, aga see tähendab seda, et nad kuskil nurga taga või mingite oma teiste kanalite kaudu seda sõnumit hakkavad ikkagi edastama. Et mina tõesti kutsun üles kõiki inimesi, et kui te sellist asja kuulete, rääkige oma tuttavatega, naabritega ja nii edasi, et see on halvim, mida üldse teha saab, sest nagu Janek, sa ütlesid, seda nagunii teha ei saa. See pole lihtsalt võimalik. Ehk tegelikult te annate selle usalduskrediidi inimestele, kes valetavad juba praegu otse näkku. Jah, ja see näitab veel ka seda, et vaata, meie puhul on ju tegelikult teada, eks ole, mida me räägime, kuidas me räägime, me ei ole kunagi sellest saladust teinud, eks ole, et millised on meie need väärtused, kuhu poole me pürgime, eks ole, ja kõike seda. Aga nüüd seesama selle ühe lause ära kustutamine sealt postitusest näitab tegelikult ka seda, et nad on need inimesed, kes ei julge jääda iseendaks. Nad kardavad paaniliselt kaotada 1 häält, 2 häält, 10 häält ja siis nad etendavad endast kedagi teist. Ühtede jaoks räägivad ühte juttu, teiste jaoks räägivad teist juttu. Ja sellised inimesed siis peaksid nagu linna juhtima, kes ei julge isegi ausalt oma valijatele öelda seda, mida nad tegelikult arvavad ja keerutavad, peidavad, susserdavad. Kui sa arvad, et see tõesti on väljakutse Kohtla-Järve linnale, miks sa siis selle ära sealt kustutasid? Et ole julge, ole lõpuni julge, ole oma valijatega aus, aga mitte ära püüa neid hääli saada ja tegelikult sa ei ole võimeline mitte midagi tegema, mida sa lubad. Et vot see on nagu hästi kurb, et inimesed lähevad selle õnge ja minul ei ole selle vastu mitte midagi, kui inimesed oma hääle Keskerakonnale annavad. Jumala pärast, aga seda ei saa teha emotsioonide pealt. Inimesed võiksid mõista, et mida nad suudavad ära teha ja mida nad mitte mingil juhul ei suuda, eks ole. Ja tulla siis sellise retoorikaga, jah, et rääkigu mida tahavad, et poliitikud kõik räägivad, meie ka räägime, aga küsimus on just see, et see iseendaks jäämine. Et ei ole vaja käia ühtedele ühte juttu ajada, teistele teist juttu ainult sellepärast, et meeldida. Et tegelikult poliitika ei ole see koht, kus üldse meeldida saab kellelegi. Et kui sa tahad ikka kellelegi meeldida, siis tuleb teatrisse minna näitlejaks näiteks tööle ja olla populaarne. Poliitik ei meeldi üldiselt valdavale enamusele inimestest. Janek, aga sellepärast ei meeldigi, et sageli poliitika on seotud valetamisega ja kahjuks niipea kui poliitika hakkab midagi rääkima, siis ollakse nagu umbusklikud. Seal samas on terve hulk inimesi, nii nagu antud juhul on, et öeldakse, et me säilitame venekeelse hariduse ja siis on terve hulk, kes võib-olla sellesse usuvad. Et mina kutsun üles olema ka hästi kriitiline, ükskõik, kes seda räägime meie või räägivad seda keskerakondlased või sotsid. Olge kriitilised ja mõelge, kas see asi on võimalik, mida need inimesed räägivad ja lubavad. Ja ma väga tahaks, et ikkagi see ei mõeldaks nii, et poliitikud on kõik valetajad. Aga kahjuks me näeme, et kui see toimub nii, nagu praegu keskerakondlased selle postituse tegid, siis ma mõistan neid inimesi, kes ütlevad, et poliitika see võrdubki valetamine. Ma väga tahaks, et see päris nii ei oleks. Jah, vot selline siis kommunikatsioon keskerakondlaste poolt, et kiiresti tegid ja võimalik, et mõtlemata, tundubki, et mõtlemata, nagu sina esile tõid selle, et kuna nende enda erakonnakaaslane on samal ajal ka haridusvaldkonna abilinnapea, siis on see eriti imestama panev, et nad vist omavahel üldse ei suhtle, et keegi seal suvaliselt postitab midagi ja et jah, et ei ole meil kommunikatsiooniga probleeme ainult linnavalitsuses, vaid on ka mujal. Aga Nii, siit tegelikult, jah, ma räägin. Et kuidas seda kommunikatsiooni nüüd parandada, et linnas on 2 kommunikatsioonijuhti tööl, et see on ka selline huvitav asi, et 2 inimest, ma ei tea, kas nad siis omavahel ei suhtle ainult tänu sellele, et üks on volikogu kommunikatsioonijuht ja teine siis nagu linnavalitsuse oma, et
võiksid nagu omavahel arutada ja rääkida, et kuidas seda asja nagu professionaalsemalt teha ja et need ka postitused oleks natukene ühtemoodi, mitte et üks joonistab ühtemoodi pilte, teine teistmoodi pilte ja siis on see ametlik linnavalitsuse Facebooki leht nagu pudru ja kapsad, mingi suvaline Kapa-Kohila kogukonna leht. Ja ma olen ka nõus, et kommunikatsioonis on veel väga palju arenguruumi nii linnavalitsuse kommunikatsioonis kui ka volikogu kommunikatsioonis, aga inimestele panen ikkagi südamele, et kindlasti lugege, olge kursis kõigega, mis toimub, aga olge hästi kriitilised, et tegelikult ikka iga inimese tarkusest sõltub see, mida te nagu usute või mida te ei usu, et tuleb kriitiliselt vaadata asjadele ja jääda ikkagi nagu oma arvamusele kindlaks ja arutada, mõelda enda peas läbi, kas sellised asjad on võimalikud või mitte ja kutsun üles ikkagi küsima ja nõudma aru nii praegustelt saadikutelt kui ka neilt, kes tulevikus, kui avanevad nimekirjad ja teatakse, kes siis nii-öelda järgmistel valimistel osalevad, et aktiivsemalt osaleda. Ja ma väga loodan, et linnavalitsus tulevikus ikkagi ka hilisematel aegadel teeb kohtumisi ja ma kutsun üles kõiki nendel kohtumistel osalema ja aktiivselt sõna võtma ja küsima, et saaksite paremini kursis olla. Jaa, mina arvan ka, et linnavalitsuse liikmetel ei ole kindlasti mingi probleem korraldada mingi selline oluline kohtumine õhtul kell 6, arvestades seda, et linnajuhtidel ikkagi see tööaeg päris selliselt normeeritud ei ole, nagu töölepinguga töötavatel inimestel või siis ametnikel. Nii et linnaelanike jaoks ja selleks, et see maksimaalne tulemus saavutada, võivad nad leida täitsa vabalt selle õhtuse aja ka, et endale see võtta ja tulla ja inimestega suhelda, et see kella 3 aeg ei ole jah päris see. Nii, aga oleme siis nüüd vist kommunikatsioonist piisavalt rääkinud. Noh, natukene, eks sellest jõuab veel rääkida, aga kuna jah, tegemist valimisaastaga on, et siis on see kommunikatsioon äärmiselt oluline teema, et hakkab tulema ju uksest ja aknast seda informatsiooni ja inimesed peavadki siis olema võimelised siis sõeluma sealt välja selle, et mis on tõsi ja mis ei ole tõsi ja mida saab populistlikuks pidada või et selles suhtes tuleb äärmiselt tähelepanelik sellel valimisaastal olla kogu selle kommunikatsiooniga. Just, ja mina kutsun siin lõpetuseks üles inimesi, et kui teil nagu tundub, et tahaksite veel millestki kuulda, et me räägiksime Janekiga, arutleksime, et me oleme täiesti Facebookis kättesaadavad, võite kirjutada nii Janekile kui mulle, esitada küsimusi, pakkuda välja teemasid ja me hea meelega jagame teiega. Ja siin on ka tegelikult hea koht öelda, et ka Restart on korraldanud kohtumist linnaelanikega. Nii et jälgige ka meie Facebooki, et kui me taas selle kohtumise välja kuulutame, et siis me ootame teid kõiki ja saame otse suhelda. Just, aga tänaseks aitab ja ilusat õhtut.